investeerimisest ja investeerimisturgude toimimisest aru ei saa, sai selgeks juba rahanduskomisjonis ja kas või eelmine vastus kinnitas seda. See, et te matemaatikat ei jaga, olete seda ise avalikult öelnud ja nüüd ausalt öeldes on naljakas, kui te kasutate sõnu tõenäoliselt ja räägite sellest, mida teie teete siis, kui te olete 72-aastane. Mina võiksin ka öelda siis teie arvamuste kohta puhas spekulatsioon, nii nagu te ütlete prognoosimiste ja prognooside kohta. Prognoosid on olemasoleval infol põhinevad oletused, jah, nad ei ole kindlad, aga inimesed teevadki otsuseid olemasoleva info põhjal. Ja minu küsimus on see, et kui te nüüd räägite sellest, et te arvate, et tulevikus ikkagi on parem, siis kuidas te saate kindel olla, et te 72-aastaselt ikkagi tööd teete? Mina ütlen puhas spekulatsioon. Aitäh. Muidugi on see puhas spekulatsioon. Loomulikult ei saa kindel olla. Küll on kahju, et me kõik ei ole rahandusspetsialistid ja rahandusasutuste taustaga ja ei võitle sama kirglikult rahandusasutuste jätkuva rahavoo eest, nagu küsija just võitles, vaid mõned meist võitlevad ka avaliku huvi eest. Aga olemasoleva info pealt tehtud oletused ja siis ma tahangi vaadata, mis see olemasolev info on, mis seal sisse pannakse ja kui sinna pannakse sisse selline info, mis aitab kallutada vastust sinna suunas, kuhu tahetakse kallutada, siis me oleme tagasi seal, kus me olime, kui me Urve Tiidusega rääkisime kognitiivsest kallutatusest, et kõik need prognoosid, mis jätavad kõrvale terve hulga mingisuguseid võimalusi ja võtavad eelduseks terve hulga mingisuguseid muid võimalusi, ja siis me oleme täpselt seal, et kas me usume või me ei usu. Aitäh! Kas Maris Lauril on protseduuriline küsimus? Ma palun, minister esitas mulle väga selge süüdistuse, et mina võitlen mitte Eesti riigi, Aitäh, see ei ole protseduuriline küsimus. See on küll, mina ütlen, et minister kas vabandab või tõestab mingite faktidega seda süüdistust. See ei ole protseduuriline küsimus. Õigus repliigiks on sellisel juhul, kui ettekannete ajal mainitakse kedagi, mitte küsimuste voorus. Aitäh! Läheme edasi. Et te olete pisut üle keenud selle 1,5 tunniga, aga ma tahan teile meelde tuletada, et president ütles meile siin saalis avaistungil, et sellest puldist, kus te praegu seisate, räägitakse kogu Eesti rahvaga ja ma väga paluksin, et te ei süüdistaks Riigikogu liikmeid isiklikult ega erakondade kaupa täiesti alusetult ja suvaliselt. Ja sõna on meil vaba ja siit puldist, mul ei ole nii moekat dressi, et oleks täna tulnud siia niimoodi, aga mina arvan, et meil on võimalik siin saalis pidada väga erineva stiiliga debatti. Siin on juba juhitud tähelepanu, et meie erakonna esimehel on oma stiil, mul on natuke teistsugune stiil, aga kui siis inimesed tulevad ja ma ei oska öelda, sapist nõretavalt teatavad, et ma olen loll, siis mul on mingi teatav õigus ka kahtluse alla tema motiive. Ma ei pea vabandama seda.